Meie tänase meistrinurga teema on puidust pink duširuumi. Ilmselt olete kõik kogenud seda, et olles duši all, kui me hakkame pesema jalgu, siis tuleb kas väga ebameeldivalt kükitada või tõepoolest niimoodi ühe jala peal kuidagi seal duši all turnida, põrand natukene seebivahune ka, teema on äärmiselt ohtlik. Niisiis puidust pink duširuumi ja asi, nii nagu ikka, saab alguse materjali valikust. Kui ma siin Laki tänava puumarketis seda sauna näidisnurka vaatan, siis kõige paremini sobiks võib-olla seal üleval termopuit. Ning lisaks sellele vajan ma veel 12 mm läbimõõduga ümarliistu. Kujundusliku idee selle tooli valmistamiseks ma loomulikult sain internetist ja konkreetsemalt siis Pinteresti keskkonnast ning tool, mille ma siit välja valisin või õigemini taburet, mille ma siit välja valisin, on sellise omapärase kujuga, tal ei ole tavapäraselt üleulatavaid servi, vaid jalad ja istumisplaat on nagu ühes tükis ning esimene asi on detailid välja saagida sae peal ja seejärel juba augud puurida ja kokku panna. Üks asi veel, mille üle ma mõtisklesin, et kuidas see tool peaks saama kokku pandud. Detailid omavaheline ühendus on selge, see tuleb nende pulkade abil. Jäikuse andmiseks on meil vaja ühte vahepuud ja siin on nüüd 2 varianti. Me saame selle vahepuu paigaldada ka nende nii-öelda salapulkade abil ja teine variant on see, et me kasutame kruvisid. Aga kui te hakkate võib-olla ise kodus üritate seda tooli järgi teha, siis ma tahaksin öelda, et kui te kasutate selle vahepuu või jäigastuspuu panemiseks kruvisid, siis ilmtingimata võtke roostevabad kruvid. Seepärast, et meil läheb ju see tool duši alla ja kui te kasutate seal nii-öelda vähem vastupidavaid kruvisid, on suur oht, et niiskuse mõjul ajapikku hakkavad tekkima sealt koledad mustad nired ja see on tõepoolest kõike muud kui ilus. Ja esimene asi siis tuleks panna saetera kalde alla, paneme 10 kraadi peale ja saeme esmalt välja pealmise plaadi detailid ja pealmine plaat on siis pikkusega planeeritud 38 sentimeetrit. Mõõdusid peale 38. Ja järgmine etapp lõikame siia pealisplaadile sisse väikese soone ja jala detailile kergelt nurga välja, et nad istuvad omavahel nii-öelda kraadiga kokku. Selleks kõigepealt ma märgin peale, et kui sügavalt me selle kraadi siia sisse lõikan, ta võiks olla kuskil selline poolde sügavusse tulla, tähendab selline sisselõige pealisplaadile ja vastavalt selline ka sellise sügavusega kõrvakene tekitada siia jalale peale, nii et kuna 28 mm on plaat paks, siis ma panen kuskil 14 mm sügavuselt. Võiks olla see sisselõige siia tehtud. Kuna meil saekalle on siia poole, siis peame selle märke, sügavusse ja märke tegema ka samale poole, kuhu meil on võimalik saagida. Nihutame selle pikisaagimise joonlaua siia piirajaks ette, et me kaugemale saagimisega minna ei saaks. Ja nüüd selleks, et see väljalõige siit saaks ühtlase sügavusega, ühtlase pinnaga. Me ei pruugi kasutada peitlit, et seda väljalõiget siit välja
nii-öelda lõigata, vaid lihtsalt saeme saesälk saesälgu kõrvale. Ja näete, sellisena sai praktiliselt puhta pinna, mõned killukesed siia sisse jäid. Selleks, et märked saaksid üks-ühele tehtud, sest igal ühel võib-olla kodus ei ole meil kasutada miiu nurgikut, see tähendab reguleeritavat nurgikut, siis paneme praktiliselt selle detaili siia peale kohakuti ilusti ja teeme märked ära. Ja selliselt ta siis praegu paika istus. Ja näete sellise kodukäsitööna täiesti vastuvõetav tapiühendus ja kõik need lõiked tuleb teha siis nii-öelda järjepannu, kui teil on saag nagu ühte asendisse seadistatud. Ja nüüd on järgmise tööna tuleks need kaks pealisplaati ja ka jalad omavahel kokku panna. Ma kasutan siin seekord sellist väikest mängu, ma panen nad kaks plaati omavahel kokku. See on väga tähtis, et need puuritud avad tuleksid kohakuti, seepärast, et me peame nad ju pärast need plaadid omavahel selliselt kokku panema, et ta tõepoolest kokku istub ja kuskilt midagi kiskuma ei hakka. Paneme ta paika, ta hoiab meil, siin on väikene noolekene peal, ma saan täpselt tsentreerida, ta hoiab puuri paigal. Ja kui nüüd on kõik augud puuritud, kõik detailid välja saetud, siis ma soovitaksin, paneme kõigepealt nii-öelda kuivalt kokku, sest ei tea ju, kas see asi meil ikka tõepoolest kokku istub ja kokku sobib, kas need augud on piisavalt sügavad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii, ja nüüd hakkab see kõige vastutusrikkam koht, kus iga meistrimehe süda vaikselt väriseb, et kas läks õnneks või ei läinud õnneks või läheb taas käiku see vana mõnus lugu, kui väike poiss rääkis teistele lastele, et kui issi saeb, siis issi vilistab, kui issi paneb kokku, siis issi vannub. Aga ma proovin, et mul vandumiseks ei lähe. Tundub, et puurimised ja saagimised läksid õnneks kuskil, kuna tüüblid on nii palju siin, siis kuskil väikene pinge on sees, kui ma praegu käe üles tõstan, siis kergelt kergitab seda nurka, kuid see pinge on tõepoolest niivõrd väike, et ma tean päris kindlalt, kui ma liimi vahele panen, siis ta jääb kinni ja ta jääb korralikult kinni. Kasutada sellistes kohtades oleks soovitav, kuna me tegime dušialusi mingi, kas siis veekindlat liimi või ka niiskuskindel liim töötab selle koha peal väga hästi. Kui liimimine on omaette protseduur ja see jääb seekord kaamera vaateväljast välja.